Tere õhtust! Täna me jätkame rääkida meie südame ja veresoonte süsteemist ja jätkame rääkida presidendi kampaaniast. Nagu ma lubasin, et järgmised 12 saadet ma teen sellel teemal, kus ma ühendan poliitika ja meie tervisesüsteem ja miks nii on väga lihtne, kohe ma selgitan. Ja nagu ma ütlesin, jätkame presidendi kampaania ja räägime poliitikast, räägime meie 12 tervisesüsteemidest ja holistikast. Minu nimi Natalja ja mina töötan kehaga, mina olen kehaterapeut ja ma töötan meie teadvustega ja läbi holistilise lähenemine ma töötan sinu keha ja sinu alateadvusega. Ja miks ma räägin poliitikast ja tervisest ja kuidas nad omavahel seotud ja milleks selline holistiline lähenemine. Kohe ma selgitan. Kõik on väga lihtne. Kui on hea tugev riik, siis see tähendab, et riigil on tugev tipptasemel hea juhtimine, kellel on tugev tiim professionaalidest. Täpselt sama meie tervisega, et kui sa näed, et inimene on täiesti terve, särab, põitseb ja tema näha nagu kaugelt, et tema tervisega on kõik hästi. See tähendab, et see inimene panustab oma tervisele ja tema on hea omanik, oma keha omanik. Ja täpselt nagu riigiga, kui me võrdleme hea riik, tugev riik, siis on hea tiim. Kui inimene on terve, hea tasakaalus on närvisüsteem ja kõik süsteemist, siis see tähendab, et ta on tugev oma keha armastaja. Ja miks ma võtsin selline julgust enda peale, et rääkida tervisest ja poliitikast ja nende vahel tuua mingit side? Vastus on väga lihtne. Rohkem kui 10 aastat ma töötasin poliitikas. Peale seda ma töötasin erinevates suurtes rahvusvahelistest korporatsioonides. Aga minu hobi alati oli kehateraapia, massaaž, aromiteraapia, psühholoogia ja kuidagi see kasvas nii suureks, et ma omandasin üks diplom veel, sain juurde teadmised ja ma hakkasin oma hobist kasvatada täiesti enda jaoks uus suund, kus ma igapäevaselt praegu tegelen. Ja kuna ma olen tugev igas valdkonnas, mis ma nimetasin, ma mõtlesin, et oleks väga huvitav neid omavahel siduda ja võrrelda. Ja kui ma ühendan neid kaks süsteemi, poliitika ja tervis, me saame näha väga sarnased süsteemid. Vaata, Eesti riigis on 12 ministeeriumit. Meie tervisesüsteemis või meie tervises, meie kehas on 12 tervisesüsteemid. Et väga lihtne neid ühendada ja nagu me rääkisime eelmistes saades, et meie vaatasime juba närvisüsteem, meie vaatasime juba endokriinsüsteem. Täna me vaatame meie südame ja veresoonte süsteem ja meie eetri lõpus ma räägin või jagan neid praktikat, mille abiga me saame iseennast toetada ja need praktikad, nagu sa tead, et ma olen laisk ja mulle meeldivad need harjutused või praktikad, mis ei võta palju aega, aga nad on hästi efektiivsed ja toovad seda tulemus pikemaks ajaks. Ainukene tingimus seda teha regulaarselt. Nii, et meie tänase kohtumise lõpus ma jagan need praktikad, mida saab teha, et toetada oma
südame ja veresoonte süsteemi, aga praegu vaatame koos, tema on natukene raske ja ta on mitmekülgne ja meie veresüsteemiga tegelevad mitu väga palju nagu erinevate erialadest spetsialistid. Aga see, mis me saame iseendale aidata, meil ei ole vaja omandada veel ekstra mitu teadmised, et teha mingid lihtsad liigutused selleks, et toetada oma tervis ja olla terve ja õnnelik inimene. Ja kuna tema on raske, ma üritan rääkida mitte kassi või tulnukate keeles, aga väga lihtsamal viisil raskemate asjadest. Ja minu eesmärk teha sinust mitte infoalkohooliku, aga näidata, kui kergesti saab olla sõber iseendale. Kes on infoalkohoolik, sa vist, kui sa jälgid mind, sa tead, et infoalkohoolik see on see, kes kogu aeg tarbib info, kogub, kuulab igasuguseid loengud, targad inimesed, loeb palju raamatuid või artiklid, aga mitte midagi ei kasuta oma elus. Ei ole sellest kasu, sellest teadmisest, aga info on tarbitud palju. Et mina ei taha sinust tekitada sellise infoalkohooliku, aga ma jagan selliseid praktikad, mis kindlasti aitavad neid kohe võtta oma ellu ja neid kasutada. No nii, lendame, räägime meie südame ja veresoonte süsteemist. Veresoonte süsteem, see on nagu transpordiministeerium või logistikakeskus, kus on meie veresooned. Nad on nagu teed ja seal käivad igasuguseid transportid. Ja see tähendab, et kui kõik see liigub hästi korrektselt ilma takistuseta, meie tunneme ennast hästi. Ja mida teeb meie veresoonte süsteem? Et see on nagu hästi korraldatud liiklus. Hapnik, ta liigub meie kopsudest organitele ja rikastab neid hapnikuga ja paljude ainetega, mis vajavad meie organid. Samal ajal toidust veri võtab kõik, mis on vajalik meie jalleorganitele ja viib seda laiali. Samal ajal veri jaotab läbi meie keha kõik hormoonid, mis produtseerib meie endokriinsüsteem ja saadab neid õigesse kohtadesse. Samal ajal, mis veri teeb veel ka puhastab meie keha, et kujuta ette, et kui meie transpordiministeeriumis on üks osakond, kus on koristajad ja koristajatel on selline ülesanne puhastada linn tolmust, prügist, aga neile antud ainult 1 minut aega. Ja kujuta ette, kui hästi need koristajad saavad puhastada seda linna tolmust ja prügist, kui neil on minut aega. Kähku nii palju, kui nad saavad korjata joostes või lennates, nii palju nad korjavad. Sellest ei tule kvaliteedi. Kui neile panna ülesanne teha linn puhas ja anda piisavalt aega, siis need koristajad, nad saavad korjata kõik iga nurga taga, kõik praht, mis ei ole vaja linnale. Täpselt sama töötab meie kehas õhk, mida me hingame välja. Ehk kui me hingame välja aeglaselt, selle hingamisega läheb välja kõik prügi, mis ei ole vaja meie kehale. Ehk see osakond, prügiosakond on väga edukas oma tööülesannetes või edukalt on tehtud oma tööd. Ehk veresüsteem on väga oluline, sellest sa tead ja tal on oma
minister on meie süda nagu pumpab ja paneb tempo, et kõik liigub õieti ja hästi. Ja kui rääkida veel funktsioonidest, veresüsteemi funktsioonidest, mis veel ma ei öelnud veel, et ta reguleerib meie kehas temperatuuri ehk veresüsteem jälgib, et igal pool meil oleks sama temperatuur, kehatemperatuur. Mis veel? Hormoonid. Ta saadab laiali õigesse kohtadesse hormoonid, mis vajab meie keha. Ja samal ajal veresooned ka aitavad ja osalevad meie immuunsüsteemis ehk mida tugevam ja mida parem ja puhtam meie veri, mida paremini ta töötab, seda tugevam on meie immuunsüsteem, sest veri osaleb selles väga palju. Kui meie veresüsteem läheb lonkama ja läheb midagi meie süsteemis valesti, kuidas see näeb välja? Ma kirjutasin välja endale 9 punkti, loeme neid kokku ja kohe hakka kontrollida, mis sinu kehas natukene lonkab ja viltu, mida saab tugevdada ja teha paremini. Punkt number 1. See on meie käed ja jalad. Kui nad väga tihti külmuvad, mitte siis, et bussipeatusele oled kaua oodanud bussi, aga kui meie jalad ja käed väga tihti külmad, see tähendab, et verering ei käi hästi ja tuleb pöörata tähelepanu. Edasi ma räägin, mida täpselt sa saad teha, et toetada oma veresüsteemi ja tugevdada, et ta töötab hästi ja sina ei pinguta selleks palju. Nii, punkt number 2 on selline üldine nõrkus ja väsimus. Et kujuta ette, sa ärkasid ülesse, aga juba oled väsinud ja nii väsinud, et ei jaksa, ei viitsi mitte midagi teha, eriti tööle minna. Kui selline tunne on, jälle tervitused meie veresüsteemist. Kui on punkt number 3, kui on nahaga probleemid. Ja mitte ma ei räägi vistrikutest, aga näiteks kui sa oled rohelise sinise tooniga, sinu nahk ja naha all on kohe näha kõik veresooned, ma ei tea, siin ei ole väga hästi näha. See räägib sellest, et midagi ka natukene vildu ja kuidas seda saab parandada, veresooned peida, tegeleda oma naha tervisega läbi massaaži. Edasi ma räägin, mida saab teha. Ja teine märk, mis annab signaali, ma räägin meie nahast. Esimene, see on selline värvroheline sinine, et sa näed oma veresoonde süsteem või muster. Ja teine on, kui on juba need trombid, varikoos, seda on juba karjumine, meie veresüsteemi karjumine ja kindlasti tuleb pöörata tähelepanu, mis toimub. Sest isegi kui inimene tuleb minu seansile, mina väga palju ei saa teha selles piirkonnas, kus on varikoos, sest see on juba ohtlik elule ja tervisele. Järgmine punkt, 4, on südame sümptomid. Kui on keha või mitte keha, süda lööb väga nagu tihti, nagu kogu aeg nagu kiiresti töötab sinu või liiga kiiresti töötab sinu südas, see ei ole hea märk. Kui sa tunned, et rinnas on kuidagi nagu valud, kui sa hingad sisse, hingad välja, kui on valud või on pinge, eriti kui sa teed mingid füüsilised harjutused, siis see ka räägib sellest, et midagi on vildu südamesüsteemiga. Ja kui sa teed mingid väga kerged harjutused, füüsilised harjutused ja kohe hingamine nagu läheb raskemaks, et see on ka selline märk, et midagi on
veresoonte süsteemiga on viltu. Nii, me vaatasime 4 punkti. Siis on 5, et probleemid vererõhuga, et kui väga tihti sul juhtub, et vererõhk on väga kõrge või väga madal, see on, kui oled täitsa selline uimane ja vesinud ja nõrk, et see räägib sellest, et vererõhk on madal. Et kui sellised tunned tulevad tihti, tuleb ka pöörata tähelepanu veresoontele. Punkt number 6. Peavaalud ja kui kõrvas on sa tunned mingid häired. See räägib ka sellest, et midagi ei ole korrektne sinu veresüsteemis, veresoonte süsteemis ja mida saab kohe teha ja aidata, kui pea ei tööta hästi ja kuidagi paks ja valutab, et lihtsalt teha kaelale, näiteks kui see on selg, kaelale teha selline massaaž, et lasta veri joosta ja rikastada sinu aju hapnikuga. Siis kui vedelikud hakkavad nagu ringlema kehas ja ulatada kehast meie pea ja tagasi, siis see aitab ka sinule ennast paremini tunda. Järgmine number 7. Number 7 punkt, mis näitab, et on midagi viltu sinu südame ja veresoonte süsteemiga, on sinikad ja verevoolud. Mis ma pean silmas, et sinikad või väga kergesti tulevad sinikad, see ei ole hea märk. Kui on väga tihti ninast tuleb verd või mingi, teed ennast katki ja verd ei peatu ja kogu aeg nagu tuleb ja tuleb ja tuleb. See on ka selline märk, et tuleb pöörata tähelepanu, mis sul toimub sinu veresoontega. Punkt number 8. See on meie meelu ja kontsentratsioon, kui sa tunned, et on raske midagi meeles pidada või on raske kontsentreeruda või kogu aeg midagi unustad ja ei saa kuidagi nagu ennast kokku panna ja millegi peale mõelda. Jah, see on ka selline vastik märk, et sinu veresooned lehvitavad, tervitavad ja karjuvad, et vajavad sinu tähelepanu, et on vaja midagi teha selleks, et sina tunneksid ennast hästi. Aga jälle, nagu ma ennem rääkisin, et selleks, et keskenduda ja ise endale aidata natukene nagu lihtsalt toetus oma ajule ja keskendumisele, lihtsalt hõõruda endale, teha selline nagu kerge massaaž, nagu ma praegu näitan. See aitab ka liikuda, aidata meie kehas, et kõik vedelikud hakkavad tööle ja läheb veri meie aju ja rikastab meie aju hapnikuga. Nii, viimane punkt, mis takistab või näitab, et mingi probleemid on veresüsteemis. Punkt number 9. See on probleemid hingamisega. Kui sa tunned, et sa teed mingit kerge harjutus, füüsiline harjutus või lihtsalt lähed kiiresti ja ei saa enam hingada, sest on nii raskeks läinud. Et jah, tervitused on ka sinu veresüsteemi poolt, et tuleb pöörata tähelepanu ja mis provotseerib, et sinu kehas niimoodi toimub, ei ole palju. Sellest kõigest sa tead ja väga need lihtsad põhjused, mis rikuvad meie veresüsteem. Toitumine. Kui toit on väga rikas rasvatoiduga või peidetud rasvad või palju magusad või soolased toidud, see kohe näitab seda, et sinu veresooned lähevad juba umbe. Et mida raskem toit, raskem palju suhkrut, alkoholi, jahutooted, seda paksemaks läheb meie vedelikud veri sealhulgas ka
ja seda raskem on liikuda ja kui veel me vähe liigume, siis see nagu meie keha muutub nagu soo, kus vesi seisab ja haiseb, aga mitte liigub. Nii, punkt number 1, mis põhjustab meie veresoonte süsteemi halvemaks olla. Punkt number 1, see on toitumine. Punkt number 2, nagu ma ütlesin, et vähe liikumine. Punkt number 3 on ka need halvad harjumused, mis rikuvad meie tervis. Järgmine on stress, sest kujuta ette, kui sa oled väga pinges, hambad risti ja oled täitsa pinges. Ja siis, kui sa oled pinges, täpselt sama toimub sinu sees, ehk sinu kõik veresooned lähevad nagu väga pingesse. Ja kõik see võib provotseerida probleemide süvenemine. Ja kui see läheb nii, see võib kiirendada insulti või infarkti, et milleks oma tervist niimoodi rikkuda, kui saab nautida elu. Ja viimane punkt, see on see, mis tuleb pääritav. Aga ma pean sinu tuju rikkuda, sest päritavad haigused, neil on ainult 10%. Ehk 10% me saame meie vanemate käest, aga 90% on meie elu. Et me võime süüdistada, kui kaua soovime oma vanemad või vanaema, vanaisa ja nende perekonda, kes oli ennem. Aga tegelikult nad ei ole süüdi, et kogu sinu elustiil, kogu sinu toitumine, sinu elurutiin, kõik see mõjub tervisele. 90% sõltub minust ja 10% minu vanematest. Ehk see, mis tuleb nagu päritav, ei ole väga tugeva mõjuga. Et lihtsalt tuleb väga pingutada, et rikkuda oma tervist nii, et need 10% võidavad ja saavad ja sina saad mingi haigus. Nii, mida tuleb teha, kui sul on need tunnustused hakkavad ilmuma sinu ellu ja need 9 punkti, mis ma rääkisin, et mis näitavad, et on midagi läks viltu sinu veresoonte süsteemiga. Mida saab teha? Jah, muidugi, kui on SOS olukord ja sa tunned ennast halvasti, siis kindlasti tuleb pöörduda arsti juurde, spetsialisti juurde. Mis veel? Sa võid alustada kas või sellest, et sa pöörad tähelepanu oma elurutiini. Võib-olla tuleb mõned harjumused asendada, ma ei tea, veini asemel juua maitsev teed näiteks või maitsva koomi asemel süüa mingid pähklid või kuivatatud puuviljad või marjad, et lihtsalt vaata, mis midagi maitsev, põnev ja isoeratav võib asendada neid asju, mis rikuvad sinu tervist, mitte rikastavad. Nii, punkt number 1 on arsti juurde pöörata, kui on probleemid on ilmunud, vaadata oma elustiili ja oma harjumused ja punkt number 3, massaaž. Muidugi mina tegelen massaažiga ja mina ei saa olla vaid ja mitte rääkida massaažist. Aga nagu sa tead, et massaažid on erinevad ja igaüks saab valida endale see, mis sobib ja mis vastab eesmärkidele. Aga kui kõikidest massaažidest rääkida, siis kõik massaažid mõjuvad nii, et kehatemperatuur tõuseb, vererõhk tõuseb. Sest kui on hõrumine, no väga loogiline, käisime ju koolis. Kui meie hõrume käed, siis nad lähevad soojaks, sest vereringe läheb kiiremini. Täpselt toimub meie kehaga. Kui natukene läheb kõrgemale meie kehatemperatuur, see tähendab näiteks, vaata, kui inimene jääb haigeks, tõuseb temperatuur, tuleb palavik.
sest meie keha vaidleb ja põletab need viirused, mis tulevad. Täpselt sama, kui me lähme sauna. Me lähme sauna, seal on kuum atmosfäär, mis ära põletab kõik pisikud, mis meie kehas on. Täpselt sama massaažiga, et kui sa võtad vastu massaaži, siis sinu kehas läheb kõrgemale kehatemperatuur ja siis sinu kehas hakkavad toimuma need head toimingud, mis põletavad ära pisikud, mis võivad olla kehas. Nii, et mida teeme, kui näeme, et midagi on viltu meie veresoontega või meie veresüsteemiga, et jah, saab teha massaaži, saab käia saunas, üle vaadata oma harjumused ja midagi asendada ja muidugi, kui on SOS, siis kohe arsti juurde pöörduda, et spetsialist saaks oma kogemusega ja teadmistega sind aidata. Millised massaažid võivad aidata sinu veresoontele, veresoonte süsteemile? Klassikaline massaaž ongi klassikaline, sest ta väga universaalne ja ta aitab paljudele või enamustele meie tervisesüsteemidele. Teine, lihtsalt siin ei ole prioriteeti, aga see on klassikaline massaaž, siis on lümfimassaaž, sest lümf on meie kanalisatsioonisüsteem ja ta puhastab meie keha ehk puhastab läbi vedeliku liikumise. Lümfimassaaž, klassikaline massaaž, aroomimassaaž. Kindlasti ma igal seansil kasutan eterlikud õlid ja nad toimivad ja jäävad kehas 4 tundi, alates 4 tunnist kuni nädala ajani sinu kehas, sõltub millised õlid me võtame seansile. Ja tänu sellele, et eterlikud õlid on minu abilised ja nad töötavad ka meiega kaasa, siis me saame massaaži ajal ka tugevdada sinu immuunsüsteem, mitte ainult veresoonte süsteem. Siis on klassikaline lümfimassaaž, aroomimassaaž ja lõdvestav massaaž. Kui meie lõdvestame meie kesknervisüsteemi üldse oma keha, siis meie keha hakkab ise nagu balansseerida kõik need süsteemid. Ja kui süsteemid on paigas, kui nad kui nad balansseerivad iseennast, siis harmoniseerime kogu meie tervise 12 süsteemi. Pole paha. Nii, vaatame edasi. Kuidas saab toetada meie veresüsteemi? Ma kirjutasin endale 6 punkti. See on toitumine, nagu tead, et omega-3 on minu lemmikpunkt number 1 alati iga tervisesüsteemis. Omega-3 sisaldavad toidud, siis on toidud, mis sisaldavad magneesiumit, näiteks nagu pähklid, antioksüdantid, mis on marjadest saab leida ja kohe ma mõtlen, železa on raud, ja toit, mis sisaldab rauda ja lihtsalt vaata, mida sa sööd ja pane lihtsalt oma menüü kõik asjad, mis on värvilised ja tervislikud ja niimoodi sa saad rikastada oma menüü ja oma keha. Muidugi hea, kui sa saad pöörduda spetsialisti juurde ja ta läbi analüüside saab sulle soovitada, mis koguses sul on vaja lisada või vähendada, et see, mis täpselt sulle sobib, mitte see, mis internet soovitab. Ja kindlasti, kui on individuaalne lähenemine, see on palju paremini sinu tervisele ja sinule. See oli number 1 punkt, kuidas saab tugevdada oma tervise või veresoonte süsteemi.
Punkt number 2 on füüsiline aktiivsus. Nagu ma rääkisin, et igasugused harjutused, nad tugevdavad sinu tervise. Harjutused, mis on kardioharjutused, nad kiirendavad südame töö. Samal ajal nagu veri hakkab nagu kiiremini joosta kehas ja selle kaudu sa saad nagu paremini puhastada ja rikastada oma keha läbi veresoondesüsteemi. Ja füüsilises tegevustes mina ütleksin ka, et massaaž on ka siin hulgas. Jah, tundub, et nagu ei ole füüsilist raskust, aga tegelikult see on laisade inimeste sport, et sina pikutad, aga sinu lihased teevad tööd või saavad tööd, et jah, vahest peale massaaži tuleb lihaste valu, mis ka on väga hea. Nii, punkt number 3, see on oma kaalu kontroll, et jälgi vahest sellised süütu toidud võivad sulle tuua ekstra kilod, et lihtsalt hoia pilku peal oma taldriku peal. Ja halvad harjutused on järgmine 4. punkt. Siis stressi juhtimine. Ma mõtlesin ka sellest, et võib-olla tuleb täiesti eraldi teha eraldi saate selle kohta, et kuidas stressi alas saab iseendale aidata. Aga siin koha peal, mis puudutab meie veresüsteemi, ma ütleksin nii, et hingamine on üks parimatest võimalusest, kuidas saab stressi juhtida. On olemas väga palju erinevat praktikat, hingamise praktikat ja ma kasutan palju erinevaid seansi jooksul, sõltub sellest, mis mul on vaja massaaži ajal. Aga mul on üks lemmikutest, sest ta on kõige tõhusam harjutus, mis aitab. See on hingamine, kus sa hingad sisse, ma ei tea, võtame arvustame. 3-ga sa hingad sisse, et 1, 2, 3. Siis sa hoiab hinge 4 peale, et hingad sisse 3-ga, hoiad hinge 4-ni loed ja kui sa hingad välja, korrata hingamise sisse 3-ga. Näiteks 3-ga ma hingan sisse, 9. numbriga ma hingan välja. Et selline nagu pikendatud hingamise välja, ta annab meie ajule puhata. Ta rahustab meie nervisüsteemi, ta paneb paika meie endokriinsüsteemi ja kui me hingame välja see ärakasutatud hapnik, mis juba tuleb meist välja, süsihapnik, süsivesigaas, see, mis tuleb meist välja, ta viib kaasa kohe kõik prügi, mis ei ole vaja meie kehas. Ehk see veelgi paremini me saame iseennast puhastada. Ehk selline nagu aeglastatud hingamine välja väga paljudes punktides saab lahendada mitu probleemid. Ja järgmine on 6. punkt, mis saab kuidas saab tugevdada või toetada oma vereringe süsteemi, veresoontesüsteemi. See on regulaarne külastamine, arsti külastamine ja mitte selleks, et häirida arsti argipäevad, aga selleks, et kord või 2 korda aastas lihtsalt teha kontrolli ja kui midagi natukene paigast ära, arstid on meil targad ja nad saavad sulle soovitada, mida saab teha, et tugevdada oma tervis ja teha mingid parandused. Kui on mingid probleemid enesetunnetega ja kui sa märgasid midagi, mis sul on paigast ära, selle video all ma jätan selline nimekiri, millised arstid vastutavad milliste
teemade eest, et kui on midagi juhtunud, mis arst peaks sind aidama. Selle nimekiri ma jätan selle video all, et sa pärast, kui ma salvestan, sa võid seda lugeda ja salvestada endale, et vajadusel sa tead, kuhu tuleb pöörduda. Nii, nagu ma rääkisin, et kuna ma olen praktik ja kehateraapia praktik ja tahaks eraldi ka veel rääkida sellest, mis hakkab või mis mõjutab nii, et aitab kiirendada meie verevool või vereringesüsteem kiiremini liikuda. Ja füüsiline aktiivsus, see on punkt number 1, sa saad valida endale kõik, mis sulle meeldib, mis sulle sobib, mis tempos, aga tee seda regulaarselt, eriti mis on kardiotreeningud, mis aitavad nagu sinu kogu veresüsteem nagu puhastada. Järgmine on kontrastduš. Ja kui sa käid kontrastduši all, näiteks mis mina teen, et iga hommik ma võtan kuiva harjaga, teen endale massaaži, keha läheb soojaks, vereringe ja lümfisüsteem lähevad kohe tööle, tuju läheb veel paremaks ja peale seda massaaži kuiva harjaga sa lähed duši all, kontrastduši all, siis see on väga mõnus, tugevdab sinu immuunsüsteem, tugevdab sinu südame ja veresoonte süsteem, et see on väga hea asi, mis saab oma kehale teha väga kergemal viisil. Lihtsalt jah, et kohe alguses sa ei lähe duši all, et kogu peast jalgadeni või varvasteni sa teed külma dušiga. Ei, see liiga. Aga kas või alustada lihtsalt jalgadest ja pärast natukene vaikselt edasi ülespoole ja siis juba oled tugev ja tubli ja saad kogu keha endale lubada lasta külma veega. Aga jah, et kontrastduš ka paneb vereringi kiiremini. Siis on massaaž, mis paneb vereringe kiiremini liikuda. Ja vesi, sest vaata, kui sa näed soo, siis sa näed, et see vesi seisab. Täpselt toimub meie kehaga. Kui meie liigume vähe, kui me ei joo piisavalt vett, kui me tarbime palju jahutooteid, magustooteid, siis kogu meie vedelik ta hakkab nagu seisma ja kivistuda. Ja muidugi, mis teeb seisav vesi, ta hakkab haisema. Okei, võib-olla meie ei hakka kohe haisema, aga vähemalt see rikub meie tervis. Ehk selleks, et panna tööle või kiiremini liikuda meie vereringe, punkt number 1 füüsiline koormus, punkt number 2 on massaažid, punkt number 3 on kontrastduš ja punkt number 4 see on vee joomine. Nii, mis ma lubasin rääkida meie kohtumise lõpus on see, et millised lihtsad praktikad sa saad teha selleks, et oma süsteemi panna tööle ja tugevdada ja toetada. Ja on väga lihtne. Kuiva harjaga massaaž, siis hingamine, nagu ma ütlesin, et see pika või aeglastatud hingamise väljaga. Ja punkt number 3, see on jalutamine. Kui sa teed väike jalutuskäik ja hingad aeglaselt selle harjutusega, hingamise harjutusega, mis ma rääkisin sulle, kas või 5-10 minutit päevas, aga iga päev see aitab väga palju ja mitte ainult veresoontele, aga kogu sinu kehale ja kogu sinu 12 tervisesüsteemidele ja miks mitte sinu tujule. Mitte miks mitte, aga kindlasti sinu enese tujule. Nii, ja kokkuvõttes tänase päeva või tänase teema, kui me räägime südame ja veresoonte süsteemist, ma tahan sulle meelde tuletada, et iga eduka mehe taga on tark naine.
iga eduka presidendi taga on tugev tiim professionaalidest. Ja nagu ma rääkisin, et meil on presidendikampaania ja tugeva presidendi taga on tugev hea meeskond. Sama sinu taga on hea tervis ja kui sina oled terve, siis sa saad hakkama kõigega, kui sa saad hakkama iseendaga, kui sa saad juhtida oma harjumused, oma tervis, siis sa saad juhtida mitte ainult iseennast, aga suurem riik ka või suur ettevõte või suur firma. Et väga lihtne ja väga kergesti tehtav, lihtsalt tuleb otsustada, et sina oled ainukene president, oma keha juht, kes saab hoolitseda, kes saab toetada ja kes saab nautida. Nagu sa tead, et ma töötan tarkade, tervede ja õnneliku inimestega ja kui sa täna oled siin minuga, siis sa oled see inimene, kellele ma täna töötasin, kelle jaoks ma töötan iga päev ja kui me pole veel kohtunud minu seanssidel, tere tulemast, sa näed minu profiilis lingi peal, kuidas saab broneerida aega minu juurde. Ja jätkates seda teema 12 tervisesüsteemid, järgmisel neljapäeval, see neljapäev, mis tuleb 9:30 hommikul, me kohtume uuesti ja vaatame juba 4. teema 12 ja räägime meie hingamise teemast, et see on üks minu lemmikutest. Ja üks minu lemmikutest, sest väga palju erinevaid hingamise praktikaid ma kasutan seanssidel ja hea meelega ma jagan sinuga, et oma tiimiga me leppisime kokku või otsustasime, et selline tsükkel 12 süsteemid ma jagan sinuga teiega tasuta ja jagan lihtsalt selleks, et mul on mõnus ja hea meel töötada tervete, õnnelikute ja tarkade inimestega ehk sinuga. Kohtumiseni järgmisel neljapäeval.